teemal ja palungi teie ette Keskkonnaministeeriumi esindaja Marku Lambi. Aitäh! Nii, tere siis õhtupoolikut. Aitäh, et nii palju rahvast jõudis vastu pidada. Väga sisukad ettekanded olid. Igal juhul minul oli väga põnev siin kuulata täna. Ja ma saan aru, et mul on järgi ainult 8 minutit. 20 proovin siis olla selle võrra kiirem. Mul on ainult üks slaid. Et ma proovin seda, et nagu eilsel SMI infopäeval, kui keegi juhtus seal käima, et siis oli ka üks graafik, oli pikka aega seal seina peal ja see selline tekitas väga mitmeid küsimusi inimestes kohe, et hakati nagu detailides uurima, et mis seal siis ikkagi kirjas on. Et äkki see siis tagab ka selle, et ettekande lõpuks on mõned küsimused mulle. Aga paluti mul kirjeldada hetkeseisu, kus me oleme metsanduse arengukava koostamisel. Ma siiski natukene räägin ka sellest, kust me tulime ja kuhu me läheme. Nimelt olete ilmselt tähele pannud, metsasektoris kõik töötavad. Tegime ka sellise probleemide kogumise eelnevalt, kui üldse arengukava koostama hakkasime. Üpris laiapõhjaliselt proovisime saada võimalikult paljude inimeste seisukohta sellest, et mis need probleemid siis metsanduses on. Et kui te olete kunagi proovinud mõnda probleemi lahendada, et püüame ikkagi nagu selliste alusprobleemideni jõuda, et mis siis vaevab. Ja neid probleeme kokku tuli täpselt 101. Et omajagu, eks. Ja proovisime neile sellist kerget reaalsuskontrolli ka ikkagi teha, et aru saada, et kelle jaoks see siis probleem on, kui suur see probleem on, kas üldse on lahendatav probleem ja nii edasi, et teatud välja selekteerimine selle käigus oli ka. Ja tõesti, lisaks kõigele sellele probleemide kaardistamise, mis muulgas enamuses oli konsensuslikud. Lisaks sellele siis tellisime teadlastelt ka alusuuringu, et aru saada, millised on siis erinevad rahvusvahelised väljakutsed metsandusele, on ju kliimamuutused, planeedil liikide kadu, nii edasi, kõik see teatud väljakutsed metsandusele esitab, biomajandus ja muu taoline. Ja lisaks siis veel eraldi Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased siis tegid ka uuringu ja püüdsid võimalikult palju Eesti kodanikke kätte saada, et küsida, et mis need probleemid siis on. Nii, kõik see on tehtud. Tahtsime siis aru saada, kuhu minna, et lõpuks saaks siis neid probleeme lahendama hakata, et saabuks kunagi see päev, kui me sugulastel kokku saame ja saaksime siis ikkagi metsandusest ka rääkida. Aasta alguses selle kõige põhjal kinnitas valitsus metsanduse arengukava koostamise ettepaneku ja mõni asi, mis seal juba nagu kokku sai lepitud, oli see, et me ei peaks ilmtingimata metsandust vaatama sellises lühiajalises skaalas, mis 10 aastat tegelikult metsanduse jaoks on, eks. Kõikide muude valdkondade arengukavasid tehakse ka 4 aastaks ja 5 ja 10 on pigem erand, aga et küll see arengukava ise saab olema ilmselt ka edaspidi 10 aastane, aga vaatame pigem seda metsa kasvukäiku edasi aastani 2100 ja püüame mõelda pisut pikemalt kui ainult 10 aastat. Ja teine asi, mis mul veel kuni eilseni või täna hommikuni oli ka arusaamine, et me oleme kokkuleppe saavutanud, on tegelikult see statistiline metsade inventuur, SMI, et see tuleb välja, et vähemalt üks inimene veel väga veendunud või päris veendunud ei ole, aga see grupp, kes meil eelmine aasta koos käis ja arutles, tegelikult sai aru, et andmed on meil Eestis väga head metsade kohta. Pigem on küsimus selles, et kuidas siis selle baasil järeldusi tehakse ja tõlgendatakse neid. Üldises eesmärkides oldi ka üpriski ühel meelel. Nii, siis
kuidas siis nagu edasi minna, et lahendused tuleb koostada ja nende põhjal siis tegelikult tekib ka arengukava ise. Selleks, et see kuidagi käima lükata, moodustas keskkonnaminister juhtkogu. Juhtkogu koosneb nii riigiasutustes, praktiliselt kõik ministeeriumid, suur hulk teadlaseid, on 6 eri valdkonna teadus esindatud, pluss tegelikult ka Teaduste Akadeemia president isiklikult on juhtkogu liige. Ja on ka huvirühmad, mille vahel siis oleme püüdnud ka ikkagi leida sellist head tasakaalu. Nii. Juhtkogul on lisaks sellele, et on kohustus siis see arengukava heaks kiita, on ka tegelikult kohustus natuke pikaajalisem, et see mõte võiks olla, et kui arengukava korraks on juba heaks küda saanud, siis selle täitmise järgimist võiks seesama kogu edaspidi ka jälgida ja et oleks siis kõigile garanteeritud, et me võetud ja kokku lepitud otsused siis ka ellu viime. Juhtkogu oma kokkulepetes taotleb konsensust. See on printsiibina sisse kirjutatud, mis tähendab ilmselgelt, et nõuab päris palju aega, pühendumust ja tõenäoliselt ka järeleandmisi. Püüame seda igal juhul saavutada, kuigi Jaak Aaviksoo siin juba täna mainis, et poliitikutel on omane, kui tehakse konsensus järeleandmised, siis avastad ühel päeval, et kas sa oled väga ülini küüniline või lihtsalt lollakas. Et loodame, et selleni ei jõua, püüame siis monitoorida, et kui selline asi peaks jõudma, siis mõtleme ümber ja äkki leiame mõne muu võimaluse ka. Siis juhtkogu tegelikult on ühe korra juba kokku saanud ja siin tahvli peal ka see 6. märts on juba ajalugu, on saanud ja heaks kiitnud selle tegevusplaani, mida ma teile praegu tahvlil kuvan. Ja järgmine kord tõenäoliselt tuleb kokku juunis. Maikuus hakkavad ka sellised sisulisemad arutelud, aga sellele on eelnenud tegelikult juba ka sellise uudse rahvakogu laadse kogumi kooskäimine, et moodustati ka metsakogu selleks siis, et tõesti jällegi, et võimalikult lai avalikkust kaasata. Hästi paljud huvirühmad on küll koondunud, aga on rida inimesi tegelikult Eestis, kes ühtegi huvikaitseorganisatsiooni ei kuulu. Ja metsakogu saigi tegelikult moodustatud selle eesmärgiga siis, et ka nendel inimestel oleks teatud võimalus selles protsessis kaasa rääkida. Juhusliku valimi teel need inimesed sinna said, kuigi andsid ennast ise sinna üles ja loositi kokku 50 inimest. Need inimesed 2 nädalavahetust said kokku aprilli lõpus märtsi lõpus ja aprilli alguses. Ja omavahel said lõpuks, tundub suhteliselt hästi läbi, said arutatud, osad inimesed siin on ka saalis, võivad pärast teile rääkida, kuidas neil seal läks. Kokku igal juhul suutsid nad ka esitada kogu sellesse protsessi 100 lahendust, mida siis protsessis hakkavad edasi kandma need metsakogu liikmed, kes siis selle kogu enda seest siis välja valiti. Et 2 inimest on Helen Wimberg ja Ülo Vendland, kodanikud nagu, ei saa nüüd öelda kõik meie, aga et vähemalt nemad on kodanikud, kes ei kuulu ühtegi muusse huvi esindusorganisatsiooni ja peaksid siis edasi kandma neid 100 ettepanekut, mis sai koostatud. Ennem huvirühmade kokkusaamist mais me oleme tegelikult kogunud ka kõikide huvirühmade lahendusettepanekuid, oleme saanud neid oma jagu 19 huvirühmalt ja ministeeriumitelt.
ja Keskkonnaministeeriumi oma haldusalaga on ka teinud omajagu tööd, et neid lahendusi sinna juurde tekitada. Eks ka tekib vahepeal see tunne, et oleks ka sellist head kratti vaja, kes meil aitaks neid kõiki lõpuks kokku lüüa ja sealt sellist kompaktset materjali tekitada, aga seni oleme kenasti hakkama saanud ja loodetavasti nendeks huvirühmade aruteludeks valmis. Meil on teadlaste roll ka selles protsessis, oleme rõhutanud, et me tahame jõuda argumenteeritud aruteludeni. Nagu juba mainisin, siis juhtkogus on esindatus olemas, aga ka kõikide nende lahenduste baasil tegelikult on plaan moodustada sellised stsenaariumid, kuhu me metsandusega edasi liigume. Püüame ka seal võimalikult palju teadlastele loota ja selle arengukava selles etapis, kus meil on juba huvirühmad koos käinud, toimub ka selle järgselt keskkonnamõjude ja sotsiaalmajanduslike mõjude hinnang. Ja see on ka üks roll, kuhu me kindlasti näeme, et teadlastel on põhjust kaasa lüüa. Põgusalt käin üle ka need teemaplokid, siis, millele metsanduse arengukava koostamise juures tähelepanu pööratakse. Et nagu siin ennem ka oli küsimus, et kas see metsandus peaks olema Eesti mõistes metsamajandus või metsandus, siis kui kõik probleemid olid kaardistatud, siis igal juhul ei olnud küsimust, et igal juhul püüame püsida vähemalt selle metsanduse raamides, kuigi ambitsioon tundub, et ühiskonnal on veelgi laiem, et lahendada läbi metsanduse arengukavaga väga suur hulk muid muresid. Aga käin üle nendest probleemidest, mis on sellise metsandusliku sisuga rohkem. Meil 6.7. on tõesti need esimesed arutelud toimumas. Räägime esimeses plokis siis metsanduse suunamisest ja kaasrääkimisest metsa küsimustes. Ehk et ühiskonna arengust tulenevalt on tarvis teha metsanduse suunamisega seotud teatud institutsionaalseid muudatusi, on see ootus vähemalt, ja elanike poolt on tulnud siis ka selline soov või vajadus, tahe rääkida metsandusteemadel rohkem kaasa, kui neil seda on seni võimaldatud. Täna ka ühe teemana siin virtuaalse metsaomanik Ants Eeringu suu läbi kõlas ka loodusväärtuste hoidmise finantsmehhanism ja selle puudulikkus, et need meetmed on vaja üle vaadata, see tänane maht, struktuur ja põhimõtted, et ei toeta täna piisavalt kestliku metsanduse eesmärkide saavutamist, on siis hinnatud. Räägime metsaomandi struktuurist ja kultuurilistest seostest. Ka täna käis läbi see, et metsaomanik pigem täna kipub oma omandit ka müüma ja see kohapealne kultuuriline side kogukonnaga pigem kipub kaduma. Et tuleb leida ka meetmed selle trendi tagasipööramiseks või vähemalt pidurdamiseks. Ja metsa kui elukeskkonna ja pärandkultuurina vähene teadvustamine on samati üles loetletud. Ei saa kuidagi üle ka ümber metsanduse rollist või metsade rollist süsinikuringes, et tuleb tegeleda nii metsade või siis kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemisega. Metsa tootlike funktsioonide kas siis säilitamine või kasvatamine, et alates metsa uuendamisest, metsa kasvatuslikest tegevustest ja metsa puidulise väärtuse kasvatamisest. Ehk et sellel jõudes välja kuni nende looduse hüvede pakkumiseni.
Metsade tervislikust seisundist ei oma me täna võib-olla kõige paremat ülevaadet ja kogu selle ökosüsteemi tervislik seisund vajab tõhusamat seiret. Ja metsandus ja metsade infrastruktuur, eriti erametsades ehk olgu see siis kuivendusvõrgustik toimimine või teede võrgustik, mida ei kasuta ainult metsaomanikud, vaid ka laiem avalikkus siis metsas viibimiseks ja külastamiseks vajavad samuti korrastamist. See oli kõik 2 päeva teema. Et üpris ambitsioonikas nüüd läbi käia, et oleme tegelikult palganud enda abistamiseks ka sellist 4 erapooletut, sõltumatut arutelujuhti, kes püüavad olla võimalikult neutraalsed ja seda seltskonda juhtida selliselt, et püsiksime rohkem sisus, ei räägiks üksteisest mööda, oleksime argumenteeritud hästi selles oma arutelus ja jõuaksime lõpuks heade lahendusteni. Näen, et mind ähvardatakse juba saali lavalt minema löömisega, siis ma ülejäänud plokid jätan teile kõikidele endale avastamiseks. Keskkonnaministeeriumi kodulehel on need kenasti olemas, neid on seal veel 4 päeva jagu. Nagu ütlesin, mõjude hindamine tuleb siis, kui lahendusi on juba välja pakutud. Neid võib algselt olla mitu, koostame stsenaariumid, et juhtkogus oleks võimalik siis novembris need arutelud läbi viia. Ja loodame, et saame siis juhtkogult keskkonnaministrile ettepaneku selle aasta numbri sees või hiljemalt järgmise alguses, et viia lõpuni kõik mõjude hindamised veel langetatud otsustega ja nüüd juba ametisse nimetatud värskele Riigikogule esitada järgmise aasta kevadeks, siis jääb neil ka veel pool aastat arutada. Nii et see oli see lühike hetke seis. Aitäh! Kui metsanduse arengukava koostamise protsessi kohta on küsimusi saalist, andke palun käega märku. Ja kohe päris saali tagumises osas tõusis käsi, sinna jõuab ka mikrofon. Palun öelge, kes te olete ja kuulame. Mari Kartau, Maaleht. Mind vaevab juba ammu üks küsimus ja keegi pole sellele iialgi vastanud, et arengukava koostamisel räägitakse alati hästi palju raiemahust ja aastasest ja seda numbrit peetakse nagu väga oluliseks. Aga ma ei ole aru saanud, et kui nüüd mingil aastal järsku saab see number täis, et mis siis nagu juhtub, et kuidas, kellel ja mis järjekorras raiumine ära keelatakse. Ja teine osa küsimusest, et kuidas me üldse teada saame, et see number on täis saanud, sest et andmed tulevad ju alles järgmiseks kevadeks alati. Väga hea küsimus. Et kehtivas arengukavas on kirjutatud sisse põhimõte, et me peaksime jälgima sellist 10-aastast vaadet ja 10 aasta metsakasutuse mahtu keskmisena või siis mitte kiirustama nüüd 1 aastase sellise anomaalia peale reageerima kohe. Ma ei tea, milline saab mehhanism olema järgmises arengukavas, aga küll tean, et tõesti meil ei ole igapäevast ülevaadet sellest, kuidas täpselt metsaomanik, mitu palki täpselt üks metsaomanik tänasel päeval metsast välja tõi ja täpne aastane ülevaade, seda ka tegelikult on tohutult keeruline saavutada, kuigi täna päeva esimeses plokis innovaatilisi lahendusi meile selleks ilmselt pakuti, siis ma julgen arvata, et see võiks olla pigem selline pikaajaline keskmine, mida me hindame. Seda tegelikult toetab ka rahvusvaheline kliimapoliitika ja maakasutuse mõtted selles kliimapoliitikas, et ei peaks me ilmtingimata iga nädalast arvestust pidama, iga kuist, iga aastast, vaid et metsandus on hästi pikaajaline valdkond, et võib-olla see 10 aastat on paras. Kas on veel küsimusi metsanduse arengukava edenemise kohta? Andke käega märku, kuigi meie kell tiksub halastamatu kiirusega tänase konverentsi lõpusuunas, aga siiski veel viimased võimalused. Ma küsin siis ise, siin lõunavaheajal ka üks konverentsil osaleja
kui me kõnelesime sellest arengukavast, siis tema kommentaar või võib-olla isegi etteheide oli see, et miks alustati arengukava tegemist probleemide kirjeldamisest. Ja see ongi tekitanud taas sellise justkui negatiivse õhustiku, et kõik on justkui väga halvasti ja et miks me ei alustanud või miks te ei alustanud positiivselt, et sõnastanud alguses visiooni, kuhu me tahame jõuda ja mis meie eesmärgid on ja et miks sellise positiivse hoiakuga ei alustatud? Ja nagu ma püüdsin edasi kanda, et eks tegelikult see õhustik oli üpris pingeline, et selle varjus tegelikult sõnastati ka sellised pikaajalised eesmärgid ka, aga see ei ole ilmselt liiga palju tähelepanu saanud. Et keskendunud ongi laiem avalikkus võib-olla rohkem tõesti nendele probleemidele. Ja need on ka hästi olulised, et tegelikult seda ühiskonna lõhestumist siis kuidagi, et sellest esiteks aru saada üldse, siis pidasime seda ka vägagi oluliseks, et sellega tegeleda. Aga julgen kinnitada, et sellised pikaajalised vaated ja mõtted on selles paberis kindlasti ka olemas. Viimane võimalus. Kui küsimusi ei ole, siis on väga hästi, järelikult Marku Lamp ja Keskkonnaministeerium on asju väga hästi juba avalikkusele seletanud. Suur tänu, Marku Lamp.